No tere taas! Nii kui temperatuur langeb ja esimene puuleht maad puudutab, algab nii aiandusgruppides kui ka töökohtade kohvinurgas väga emotsionaalne arutelu, et mida teha nende puulehtedega ja see on igal sügisel, kuigi puulehed ja sügis on ju tegelikult täiesti normaalne nähtus ja iseasi, kas tasub selle pärast üleliia emotsionaalseks muutuda, aga paistab, et puulehtedega tegelemine on ka üks asi, mis inimestel on nõnda, et kui nad on harjunud ühtemoodi tegema, siis nad arvavad, et see ongi ainus õige viis puulehtedega toimetamiseks ja eks linnas olles kehtivad ka natukene teistsugused ootused või ka reeglid. Et see, mis ma siin praegu riisusin, see ongi täpselt umbes nii palju, kui ma üldse kavatsen oma linnaaias kodus riisuda, sest lihtsalt siin uksele lähenedes ma ei soovi, et me perega jalgadega neid puulehti endale tuppa tassime. Aga siis ma mõtlesin, et ma annan natukene hagu juurde ja näitan, kuidas ma enda kodus puulehtedega toimetan. Et siin on mul täiesti tavaline rohuplats. Võiks teda kutsuda muruks, aga tegelikult kuna tema on mul selline liigirikas, ja see on väga tore, et ta on liigirikas, sest et ta ei kuiva mul suvel kohe pruuniks, kui on esimesed põuased nädalad, siis siia ma olen juba mitmel aastal jätnud kõik puulehed, mis siit õunapuudelt ja ühelt suurelt kasepuult langevad. Ja sellega ma tegelikult olengi ka parandanud selle mulla omadusi selliselt, et ta on ka põua suhtes palju kindlam. Eile ma sõitsin siit ka muruniidukiga üle, kuna ka muru oli natukene kasvanud ja sellega ma tegelikult ka purustasin neid õunapuu ja kaselehti ja nemad on nagu liigiliselt sellised hästi head lagunejad. Ja tegelikult, mis siin toimub, on komposteerimine ainult selle erinevusega, et ma ei tassi neid lehti komposterisse, vaid nad lagunevad siinsamas, kus siis peale lagunemist on nendest kõige rohkem abi, ehk siis nad tegelikult ka toidavad seda mulda edasi ja ma ei pea muru nagu kunagi väetama ja ma ei tea üldse, miks peaks sellist rohukamalat väetama, kas siis selleks, et saaks tihedamini niita. Aga siin on ka hästi näha, et kui lehed on nagu purustatud, siis nad saavad maapinnaga paremini selle kokkupuute ja nii kui nad maad puudutavad, tegelikult nad hakkavad lagunema. Ja need kaselehed ja peamiselt õunapuulehed ja natukene siin tuleb ka vahtralehte. Nad tegelikult lagunevad hästi kiiresti ja kevadeks on siin jälle ilus rohukamar roheline ja tulevad siit mõned sibulilled ja nagu ei olekski midagi juhtunud. Nii et ei ole väga palju plaanis mul siin selles aia osas võimelda, kus mul on muru, mille sisse on siis istutatud mõned viljapuud. Kuna me elame ikkagi linnas, siis tegelikult igaüks ei saa toimetada nii, nagu ise tahab ja Tartus on linnavalitsusel ka ootus, et osadel haljasaladel, mis on eramajade ees, et siis eramaja omanikud riisuvad siit lehed kokku, pakivad kilekottidesse ja linn siis omalt poolt korraldab lehtede äraveo. Ja ühel varasemal aastal ma olen isiklikult saanud ka telefonikõne, miks teil on lehed riisumata. Et tegelikult ma ei tea, kui seaduslik see tegelikult on, et seda nõuda. Aga 2 aastal ma olen siin natukene proovinud teistmoodi asjale läheneda, kuna see kilekottidesse lehtede pakendamine tegelikult ei mahu hästi minu maailmapilti. Ja eelmine aasta, kui need noored pärnad olid siin ka pisut väiksemad, siis mul õnnestus väga hästi nad muruniidukiga ära purustada. Ma vist pidin ainult 2 ringi tegema. Ja siis juba kasvas rohi siit läbi, oli ka väga selline soodne sügis, et praegusel aastal on sama hästi näha seda. Et nädal tagasi ma siin purustasin, mul on päris hästi välja tulnud, ma vaatan, need peamiselt pärnalehed on päris peenikesed ja siit juba kasvab rohi läbi. Ja kindlasti on abiks olnud siin ka öised vihmad, mis siis suruvad seda purustatud massi, päris raske kätte saada mullale vastu ja nii kui see leht tegelikult puudutab mulda, hakkab ta lagunema ja sellega ta parandab ka selle mulla omadusi. Et suvel tegelikult need 2 asfaldi vahel haljasala ribad ja siit on veel kuiv isegi, hakkavad väga kergesti läbi kuivama ja siis nad on sellised kollatavad ja siis tegelikult ainult sellised taimed nagu raudrohi, võilill, mingi tubakas, ristik, et nemad on siis rohelised ja kurekellukas ja jumikas ja ülend on selline kollane. Aga sellega
et me jätame lehed siia alles, purustame need ära, siis tegelikult ma parandan sellega selle mulla tingimusi. Ja ilmselt need noored pärnad ka siin nagu talvituvad paremini, kuna nende juured on siis suurte külmade eest kaitstud. Aga noh, linnas on niimoodi, et tegelikult peab teistega arvestama ja kui siin on see kõnnitee, siis selle ma proovin hoida ikkagi maksimaalselt puhas, et siin näiteks on näha üks pärnaleht. No nii kui ta maad puudutab ja antud juhul asfalt, siis ta tegelikult hakkab lagunema ja nädala pärast ei ole sellest pärnalehest enam midagi alles. Aga halb asi on see, kui need siia jätta, siis nad muutuvad libedaks. Ja see ei ole ju jalakäijate ja Bolti tõuksisõitjate vastu absoluutselt aus, sest te võid lihtsalt väga kergesti kukkuda, et märjad lehed on sama libedad nagu kiilas jääasfaldi peal. Aga ma sel aastal ka siis ikkagi hakkan natukene vastu sellele kilekottidesse lehe toppimisele, sest minu meelest on see sama hästi kui raha ära andmine, sest lehed on väga hea materjal ja vaatame, mis saab. No olgugi, et enamus lehed jäävad meie aias riisumata ja jäävad sinna lagunema, kuhu nad maha kukkusid, siis ikkagi auto sissesõidu tee peal ja mõned käimisrajad ma teen puhtaks. Ja siis mul mõned kotid või ämbrid või kärutäied seda lehemassi ikkagi tekib. Ja siin on mul üks köögiviljapeenrõjup, kust ma just tõmbasin välja pealt hernerutsud, natuke maisi. Seal tagapool, kus siin on veel, seal pool veel savikam, siin on juba natukene parem ja sõmeram muld. Ja siis mul oli veel kaalikat ja aetuba oli üksteise sisse istutatud, et siis neid kaalikaid siis võimalike kahjurite eest nagu ära peita. Ja brokolit ka. Ja täitsa hästi õnnestus, ma sain see aasta ise oma kaalikat ja brokolit süüa. Aga miks me selle peendre juures praegu oleme, on sellepärast, et siin jällegi üks koht, kus mul on selline suur klimp savikat mulda. Ja noh, taimedele ei meeldi selline asi, et ta ei ole nagu enamusele köögiviljakultuuridele kõige parem lõinis. Et siin otsas mul oli natukene maisi, mul mais see aasta nii halvasti idanes, mul oligi siin vist äkki 6 taime. Siis ma murdsin pealt ära maisi võrsed, aga jätsin selle juuremandi, kõik jätsin siia sisse murenema, lagunema tähendab, et see peaks ka aitama siis seda mulla lõimist parandada, et viljakusega ei ole siin probleeme, aga probleem on sellega, et ta lihtsalt jõhkralt savine. Ja mida ma siis iga sügis teen, et siin on mul kaselehti, kes on nagu super lagunejad ja neid ei tohiks mitte kunagi koduaiast ära viia. Kaselehed, see äraandmine, see on nagu raha äraandmine. Võiksite sama hästi kellelegi käibel olevaid kupüüre laiali jagada. Ja ma ei kaeva neid sisse, sellepärast, et puulehti ei ole vaja sisse kaevata. Kõige paremini need lagunevad ja üldse orgaaniline materjal laguneb kõige paremini siis, kui ta on pandud mulla pinnale. Minul on see teadmine olemas, et vihmausse on meil siin küll ja veel. Nii et kuna praegu ka veel üsna soe, kuigi on oktoobri teine pool, nad tulevad siia nüüd maiustama. Ja kuna siin on ka sellised liigid nagu näiteks vaher ja kask ja natuke õunapuud ja mõned tammelehed on ka sattunud, siis nad tegelikult lagunevad ära väga hästi. Ja üks võidumoment minu jaoks on veel see, et siis olgugi, et ma olen nüüd need saagiksid kõik ära koristanud ja taime pealsed osad ka, siis mul ei jää siia paljast mulda. Et see on kõige jubedam asi, kui peab jätma peenre paljaks. Nii et kasutades lehti ilma ka purustamata mulčiks on tegelikult kõige parem moodus selle materjali ära kasutamiseks. Ja mul tuli siia praegu siuke õhuke kiht ja kuna need lehed on nagu totaalselt märjad, sest meil olid väga korralikud vihmasäjud, siis mul absoluutselt ei ole mingit hirmu, et tuul viiks neid ära või midagi. Et ma lihtsalt oma kogemusest tean ka, et mitte midagi hirmsat ei juhtu. Ja läbimööda teda ka ei kaeva. Kui ma nüüd kevadel hakkan siia ilmselt midagi istutama, siis ma lihtsalt istutangi. Ja ilmselt tassin veel peale ka komposti, mis on mul sõelutud. Osa lehti siiski lähevad ka komposterisse, et seal siis hoida sellist nagu süsiniku ja lämmastiku tasakaalu, et ideaalses maailmas on see 30:1, aga päriselus ma arvan, et kodukomposteris võib-olla ei pea seda nii täpselt jälgima. Läheb sinna komposterisse täpselt see, mis läheb. Aga oma kogemusest ise ka näete, et kuidas te paremini
laguneb ja noh, puulehed on siis selline hea süsinikurikas materjal. Kellel on tammelehed, siis võiks muidugi mõelda. Tammelehti on päris raske võib-olla komposteerida, aga kui need ära purustada, on nad püsilille veinarde vahel imehea kompost. Sellepärast, et nad ei lagune nii kiiresti, et muidu peaks sinna seda multsi panema nii kevadel kui sügisel, aga siis võib-olla isegi saab läbi ühe korra multsimisega, sest tammelehed antud hetkel siis on isegi positiivne, et nad nii hästi ei lagune, aga nad super hästi hoiavad niiskust, siis peate ka teie vähem kastma. Ja tammelehtedel on ka selline ilus tume värvus, mis tegelikult on nagu silmale ilus vaadata püsilillede vahel. Nii et need on mõned näited, kuidas mina lehtedega sügisel hakkama saan, ilma et ma ülemäära stressis oleksin. Ma loodan, et saite ka mõned ideed siit ja natukene julgust juurde, sest tegelikult puulehed sügisel on normaalne nähtus ja siin ei ole mitte midagi, mille pärast silmi häbeneda, et mõni puuleht on kusagil maha kukkunud.